Kähter, kes on Sunni, varem töötasid mõlemad Sunnis, nüüd vist ei ole kumbki neist enam Sunnis või Neil Kähter võib-olla on, kes on ühed Java nii-öelda vaimsetest, mitte otseselt isadest, aga tema nii-öelda juba Java 1.2 alates väga kõvasti Java arengut mõjutanud ja selle paremaks saamisel kaasa mänginud ja nemad alustasid selle Puzzleritega, peale neid on teised ka veel teinud ja viimati ma nägin, kus Josh Block ja Bob Lee Google'ist, siis mõlemad Google'i töötajad tegid ka samasugust seda Java Puzzlersi. Aga lähme koodi juurde. Mul on siin 11 erinevat Puzzlerit, ma ei tea, Alvar, anna märku, kui meil aega otsa saama hakkab. Et siis ma lihtsalt jätan mingil hetkel pooleli. Ja mõte on selles, et üritame seda võimalikult interaktiivselt teha. Ja alustame esimesega, siis saate võib-olla aimu. Kuidas meil fondiga on peaks siis? Jah, ma tuunin selle kohe paika. Kui keegi ütleb, kus seda tuunida. Kas nüüd on okei? Veel? Tuleb veel. Need on kõik väiksed koodijupid, palju ei ole vaja. Nüüd vist on okei. Nii. Mul on klass point, mis on baasklassiks ühele teisele color pointile, aga vaatame kiirelt pointi üle. Siin on mingid koordinaadid XY, mis saab konstruktoris sisse anda ja selle klassi puhul ei ole oluline, aga mida tihti tehakse, konstruktoris loodakse talle ka nimi, mida siis cache'itakse, mida toString hiljem välja annab. Oletame, kui see oleks mingi selle nime koostamine oleks nii-öelda keerulisem, siis on tõenäoliselt tasub ära selle konstruktoris valmis tegemine. Kui nüüd me vaatame, meil on ka color point, mis siis, ma vabandan minu keel ei ole eestikeelselt korrektne, sest ma ei tea tihtipeale neid eestikeelseid vasteid, mis tähendab extends, et äkki te saate hakkama, kui ma ütlen laiendab vist eesti keeles. Siis color point, extends point, mis lisab siis värvi juurde sellele ja konstruktoris antakse siis värv kaasa. Kutsutakse ülemklassi konstruktorit ja siis määratakse color ära. Ja tema make name on siis erinev selles suhtes, et ta lisab sinna veel värvi ka juurde. Ja meil on main meetod, mis teeb uue colori, ühe instantsi ja trükib lihtsalt välja selle. See oli toString, siis trükkis selle nime välja ja nüüd küsimus, mida see trükib, kui ma selle käima panen. Võin selle korra veel ette võtta. Kes nagu kohe lambist ära näeb, mis kuskil siin nagu valesti on, ärge palun karjuge vahele, aga et laske nii-öelda kõigil korra mõelda. Et pakkuge, mida see trükib. toString on. Värv jääb ära sealt. Värv tuleb color. Meil on see colorile ei ole väärtus seal. Ma panen selle käima. Väljund tuleb selline. See vist on ka piisavalt suur, et paistab välja. 4, 2 ja 0. Kummaline küll. Me tahtsime, et siin see color oleks. Kui ma teeks siia veel get colori ka ja siin selle välja trükiks, siis color tegelikult on purple. Milles probleem on? Siis selles, et make name, mida siin alamklassis siis on üle kirjutatud, kutsutakse välja konstruktoris ja konstruktoris on sel hetkel, kui siis siit minnakse siia superisse sisse ja sellel hetkel selgelt coloril ei ole veel väärtust ja seetõttu siis see jääb initsialiseerimata. See on üks nii-öelda vigadest, mis sellises situatsioonides, et ei arvestata sellega, et kui konstruktorist kutsutakse mingeid teisi meetodeid välja, siis selliste suuremate hierarhiate puhul ei pruugi alati selge olla, millal neid tasub override'ida, millal mitte. Et üks asi, mis silmas pidada, et konstruktorites,
kas teha vähem tööd või see kuidagi väga selgelt ära enkapsuleerida, et ei saaks niisuguseid vigu juhtuda. Et võib-olla, siin näiteks ei ole mõtet seda cache ida või siis kuidagi teistmoodi see ära lahendada. Igal juhul tasub silmas pidada, et baasklassi meetodeid, mida konstruktorid kutsuvad, ei tea veel, et siin mingid väärtused on. See oli siuke lihtsam variant. Vaatame, mis meil järgmiseks tuleb. Sorry. Big problem. Siin võib-olla on väike vihje, aga kui te teeksite mõnda finantssüsteemi ja seal on vaja rahadega arvutusi teha, siis mis andmetüüpi te kasutaksite? Decimal, sellist ei ole. Double, selline on, mis variandid veel on? Big decimal on. Ja. Need, kes double ütlesid, need ma hea meelega ei võtaks tööle finantssüsteeme arendama, sellepärast, et see on väga halb mõte. See ei ole täpsed arvutused, vaid need võivad sobida võib-olla mingitele füüsikutele, võib-olla ka matemaatikutele, ma nende töödest täpsemalt ei tea, aga kahjuks finantssüsteemides ei ole need piisavad. Ja Java maailmas big decimal on ainuõige vastus, mida teha või kasutada. Big integer on siin näites lihtsalt selle lihtsam variant, kus siis komasid ei ole, aga kui teil on millegi pärast väga suured ilma komadeta arvud, siis selgelt on big integer õige asi, mida kasutada. Ja siin pannakse ilusad nimed 3 muutajale, 5000, 50 000 ja 500 000. Alguses on total, initsialiseeritakse 0, kutsutakse total add 5000, 50,000 ja 500,000. Trükitakse total välja. Mis on tulemus? Väga tublit, tundub, et ma olen vist liiga lihtsad probleemid. Kas keegi ei näe, miks see tulemus 0 on? Big integer, samamoodi nagu big decimal, samamoodi nagu string, samamoodi nagu kõik need primitiividest tuletatud tüübid on immutable, väga oluline mõiste, ehk siis need klassid ei saa muutuda peale seda, kui neil on algne väärtus antud konstruktoris. Nende väärtus mitte kunagi ei muutu. Kõik meetodid, mis seal on, tagastavad ise, kui me vaatame seda Java doki, sorry, ma seda ei suuda kiirelt suuremaks teha, aga siis ta tagastab ka ise uue big integeri. Mitte kunagi ei muuda nad selle objekti seisu. Ja täpselt samamoodi on stringi kõik meetodid. Stringi sisu ei ole võimalik muuta, kui te just mingit väga keerulist häkki ei tee reflectioniga. Aga ja siin on see selgelt, et need totalid kõik küll lisavad, aga nad tagastavad uue big integeri ja kuidas see asi korda teha on siis uuesti omistada see. Ja nüüd tuleb vastus õige, ehk siis vist 555 000. Teeme igaks juhuks proovi ka, et pettust ei toimuks. Jah, nii ta on. Et immutable ehk siis muutumatu klass on väga hea asi selles mõttes, et neid on väga lihtne kasutada, kui teil on mitu lõime, multithreadid siis töötlemine või midagi. Neid võib rahulikult edasi anda, neid instantse ei ole kunagi muret selle üle, et tekib mingit probleemi, et ühel on üks seis, teisel on teine seis. Sellepärast immutable objektid on väga väärtuslikud, aga nende kasutamisel tuleb alati seda meeles pidada, et nad on immutable. Aga see on ka põhjus, miks Java need baasklassid string kaasa arvatud on need, et inimestel ei tekiks, kuna Java siis on pass by reference, ehk siis ühel, kui sa passid mingi stringi edasi, kui keegi saaks selle sisu muuta, siis see, kes selle teile ulatas, ei võiks kunagi kindel olla, mis seal sees on. Tänu sellele, et nad on immutable, siis võib ta kindel olla. Soovitan, kui te arendate midagi, siis mõelge selle peale, kui te saate oma klassid teha immutable'iks, siis tehke seda. Scala on üks JVM-i peale ehitatud keel, kus on
collection itest on immutable versioonid, kus siis iga collection, kui sa sinna uue midagi lisad või sealt midagi ära võtad, siis sellest tekib uus collection, ehk siis see vana jääb täpselt samasuguseks, et kui kellelgi on see viide sellele vanale collectionile, siis kui keegi sinna midagi lisab, siis temal tekib uus viide. Et alati võib kindel olla, et kui sul on collection, milles on 5 mingit asja, siis need 5 on seal alati ja sa võid selles rahul olla või kindel olla nii-öelda. Et teine oluline õppetund. Vaatame, mis edasi saab. Name. Teeme natuke ruumi juurde. Meil on klass name, milles on ees- ja perekonnanimi, konstruktoris antakse need sisse, meil on equals ja hash code ja me paneme nad hash seti ja, või tähendab, teeme ühe hash seti ja paneme sinna ühe nime Donald Duck ja pärast kontrollime, kas see sisaldab nime Donald Duck. Ja kui ma selle nüüd käima panen, siis see kahjuks ütleb meile ei. Kuigi Java reeglid ütlevad, et hashmap või hashset töötab niimoodi, et võrreldakse, siis kasutatakse hashcode'i ja equals'i, et kontrollida. Käed püsti, kui paljud teist näevad, milles on probleem? Üks käsi, jah? Loodan, et mõned olid lihtsalt laisad ja nägid ka. Tahate hetke nuputada või tahate vihjeid? Mis see first hashcode tagastab? See first hashcode ja last hashcode, first on, need on stringid ja stringi hashcode, see on lihtsalt mingi väärtus, et kui me teeme 2 Donald Ducki, kuidas teeme siis niimoodi, et võtame selle rea, sorry, ja trükime Donald Ducki hashcode'i välja ja teeme teise veel, need mõlemad on samad. Selle koha pealt ei ole probleemi. Aga lisaks hashcode'ile siis toimub equals'i võrdluse. Kas equals kontrollib ikka seda sisu või mingit viidet? Equals'i implementatsioon. Parameeter olema, mitte name. Bingo! Kui ma ütleksin override, mis override'ina mul on, siis objektil on equals objectiga, mitte overloaditud name'iga. Ja siin on see, et tegelikult selle 2 objekti, kui ma siin tegin 2 name'i, siis nendel mõlemal oli see originaalne Java equals meetod, mis võrdleb nende hash code'ist ja mingi klassi nimest kokku pandud mingit imelist stringi, et see on selles mõttes ja mis see moraal on? Selles mõttes, et väga lihtne, ma olen ise tunnistan, olen selle otsa koperdanud. Java 1.5 tuli siis see override annotation, mis on väga abiks. Kui ma oleks nii-öelda oma mõttega pannud selle equals'i, ma tean, et see override'ib seda, kui ma oleks selle siia pannud, siis, sorry, mul on siin meelega veidi teie eksitamiseks on kontrollid maha keeratud, aga kui ma need peale, siis kompilaator tegelikult ütleks mulle kohe, et see ei ole valiidne, et midagi on valesti ja siis ma juba taipaks seda otsima hakata. Ehk siis, kui te mõnda meetodit override'ite, siis pange see override sinna ka juurde, sest see aitab teid tulevikus. See, ütleme, siin antud juhul, kui te teete mingit equals ja hashcode meetodit, siis siin on selge, et see ei muutu, aga kui te arendate mingit oma süsteemi ja te teete mingi baasklassi, teate, et inimesed hakkavad seda extendima, siis kui see, kes seda extendib, kui ta paneb selle override'i sinna, siis kui teie oma mõnda meetodi signatuuri muudate, siis tema saab enda klassi kompileerides teada, et midagi on valesti läinud. Kui te muudate mõnda signatuuri ja tema sellest teada ei saa, siis mõni tema meetod, mis te mõttes või tema arvab, et ta override'ib midagi, tegelikult seda ei juhtu. Jällegi asi, mille otsa ma olen astunud, et
mitte selliste baasklasside override imisel, aga mingite enda klasside override imisel keegi muudab baasklassi signatuuri ära ja selle peale sinu meetod lihtsalt küll on olemas, vaatad, et kõik on tore, meetod võib ka testitud olla, aga kui keegi seda ei kutsu, siis too bad. Küsimus, kas sa soovitad iga equals meetodi jaoks kirjutada unit testi? Jah, ma ütleks küll, equals ja hashcode on hashcode on muidugi keerulisem, või mitte keerulisem, vaid nagu selles mõttes pigem ma testiks seda täpselt niimoodi, nagu siin on, või midagi sihukest, et ma paneks 2 tükki kuskile setti ja kontrolliks, et nad on, või mõnel juhul equals, ma just eile kirjutasin ühel equals meetodil, mis oli keerulisem, oli just see, et kus olid Hibernate'iga laetavad klassid ja millel siis võrreldi ID-sid, kui need olid olemas ja kui ID-sid ei olnud olemas, siis võrreldi veel midagi muud, aga kindlasti jah, selle ma kirjutasin väga selgelt unit testi. Seda jah, kui sa lihtsalt seda meetodit oleks testinud, sa teadnud, et see töötab, aga siin jah, et kui sa neid kasutad nii-öelda täpselt niimoodi, et sa ei testi seda meetodit, vaid sa testid, kas see objekt käitub õigesti, kui teda panna sinna setti, siis niimoodi see tuleks välja. Aga pigem on, ütleme testid, aga see override on see, mis alati aitab, et toob nii-öelda välja selle, et kas on probleem või mitte. Et kui, tegelikult mida ma siin tegin, kõik need, või tähendab paljud neist puzzleritest, mida siis algsest on esitatakse nii-öelda presentatsioonis, kus on lihtsalt tekst ilma code highlighting uta kõik sellena ja siis seal nagu pooled probleemid on sellised, et kood üldse ei kompileeru. Kuna enamus meist, kui paljud teist ei kasuta mingit idet, kes kasutab notepadi või textmate'i või mingit sihukest asja, üksikud ikkagi on, et siis need ei näita teile kohe selliseid vigu, aga enamus idet siiski näitavad kohe selliseid vigu välja ja mul ei ole siin ükski näide selline, mis ei kompileeru. Ehk siis seda aitab ide, et ma ei hakka neid võtma, ide näitab teile kohe välja, et siin ma tegelikult ka mõnedel ma keerasin seda IDEA inspection eid maha, et kui mul tegelikult on need täielik inspection peale keeratud, siis ma näen, et selle koha peal on method equal siis never used, et ta annab juba vihjet mulle sellest, et midagi on kahtlast. Et selles mõttes ided aitavad selle koha pealt, aga see override on just selle koha pealt, et kui teil on mingid enda klassid, siis selle koha pealt see ei pruugi piisav olla. Eriti kui teil on test ka, siis tegelikult see never used ei tule välja, et see override on ikkagi see, mis siin päästab. Et kui te reaalselt override'ite, siis kasutage ka seda annotatsiooni. Liigume edasi. Nüüd natuke ülesannet teile nuputamiseks. Toletsin meelde, et äkki ta tahab selle inspection'i uuesti maha keerata. Nad on selle koha peal ei ole ja need inspection'id on iga klassi peale eraldi. Ma avastasin täna. Ma ka varem ei teadnud. Mõtlesin, et see on ühe korra keerad maha ja nii ongi, aga iga klassiga on nad eraldi. Siin mul ei ole, vaid siin on teie ülesanne, kuidas kirjutada, esimene on lihtsam, kuidas kirjutada meetod, mis võtab siis listi, mul on see meetodi signatuur siin olemas, listi mingitest elementidest ja tagastab listi, kus on need samad elemendid ilma duplikaatideta, aga samas järjekorras, nagu nad olid. Ehk siis, kui mul list oleks näiteks mingi A, B, C, A, D, C ja nii edasi, siis sellest tuleks nii-öelda välja siis ilma duplikaatideta, tühikud siis jätame vahele, D ja nii vist ongi. Ei ole, see töötaks ringi puhul tõenäoliselt, ei tööta, selles mõttes, et kui mul need järjekord siin oleks, esimene oleks X, siis triiset sind ei aitaks, siis peaks välja tulema niimoodi. Nii, sellega sa saad duplikaatidest lahti. Aga nii, new link, hash set, see on original
jah, Java util linked hash set ja selle me saame uuesti panna näiteks new array list. Siin mul generics jääb puudu vist. Aga põhimõtteliselt peaks vist nii olema õige, jah. Linked hash set on, kui ma ei eksi, jällegi Java 1.5 alates, siit ma kiirelt ei loe välja seda. Ja siin 1.4 isegi. Ma loen siit see esimene rida tegelikult hash table and linked list implementation of the set interface with predictable iteration order. Ehk siis ta on täpselt sama, mis on hash set, välja arvatud, et see on predictable iteration order, ehk siis täpselt selles järjekorras, mis nad sisse lähevad, nad tulevad sealt välja, kui sa itereerid. Tavaline hash set, sa paned sinna juurde, see, mis järjekorras neid itereerida, on nii-öelda unknown. Linked hash set tagab selle, et need tulevad sealt kindlas järjekorras välja. See on 1.4 ilmus juurde, samamoodi on linked hashmap olemas, mis siis käitub samamoodi ja tihtipeale on see vajalik täpselt samasugused situatsioonid, kus sa tahad seda järjekorda alles jääda, hoida, aga tahad duplikaatidest lahti saada näiteks või lihtsalt hash set annab siia juurde see, et contains on väga kiire. Kui te need lihtsalt listi topiks, siis aga tahaks kontrollida, et kas seal midagi leidub, siis listi puhul contains ei ole nii efektiivne, seti puhul contains on oluliselt efektiivsem. Olen selle linked hash seti implementatsiooniga vaadanud, kuidas toimub siis endalt? Ei, ma arvan, et teil on kaks struktuuri nii-öelda, üks on linked list, nagu siin oli öeldud selle klassi Java doc'is, et hash table and linked list implementation, et need on mõlemad olemas, me võime kiirelt siia sisse vaadata, aga Java enda source muidugi siin on tõenäoliselt, kuna ma vaatan siin juba esimene asi, ma näen, et ta extends hash set, et ta kasutab all seda hash seti, aga ta endal lisaks jätab meelde mingis listis need asjad ja kui iteraator on tõenäoliselt siin override itud ja kui seda küsitakse, siis ma vaatan eriti lühikese. No, uurige, ehk siis vähemalt selline klass juba ammu olemas, aga tundub, et väga vähesed tegelikult oskasid seda leida või kasutada. Järgmine veidi, kirjuta meetod üherealine, mis võtab 2 inti ja annab siis true, kui esimesel indil on rohkem bitte kui teisel indile. Siin 1.5. Loo moraal on see, et grillida, et oleks huvitavaid lahendusi ilmselt hakkab tulema. Ma juba kujutasin ette, osadel mingid bitid ja shiftid ja asjad jooksid juba peas. Aga jah, et loo moraal nende mõlema puhul on üks tunne Java API-te. Standard API selles mõttes ja 2 Java util ja Java lang on esiteks see veel. Et ja Java 1.5, mis on juba, ma ei tea, 10 aastat vana vist varsti. Kuidas see teeb? Palun. Kes tahab selle lahti dešifreerida, siin päris huvitav. Siin on, ma arvan, et siin ei ole viidet isegi, mis see mingi algoritm siin on. Population count. Assembleris on samasugused asju tehtud. Okei. 17 aastat tagasi. Mina tol hetkel selliseid asju ei teinud, jah. Aga jah, põhiline moraal, et õppige tundma ja API-t, seal on väga palju kasulikke asju. Linked hash set on selline
tihemini vajaminev, seda olen mina korduvalt kasutanud, see bit count oli ka minu jaoks uudise, aga selles mõttes point on õige, et mida rohkem sa tunned seda efektiivsem sa oled, et sa ei pea ise nii-öelda nuputama, mis seal on. See on sama värk, millest see eelmine vend rääkis, et liikus mingi 100 koodi ära, kirjutas 10 asemel läbi. See oli vist 1010, aga mõte jäi samaks, jah. Täpselt, et jah, ja siin veel neid nüüd, kui sa peaks 2 peale seda tegema, et esimese peal teed selle asja ära ja siis lähed teise ja teed sama ära, et siis... Kõigile, kelle meeles ei ole selline vend, oli Meelis Laatma. Ma korra kommenteeriks kõrvalega, kui .NET-i meesil on, et siin eelmised näited kehtivad .NET-ile, see tablimehed samamoodi... Paljud asjad on siin niisugused natuke laiemad kui Java ainult, et... Aga see hashi puhul ei ole, hashis on .NET-il hoopis teine implementatsioon, et sama asi, kui sa hash table'isse lisad, siis ta viskab exception'i, et sa ei tohi sama asja panna, sa pead enne kontrollida, et see on teistsugune. okei. Et see ei tööta, aga eelmised asjad enamus kehtivad, et väga puhas kuld. Väga hea, kui samasuguseid näiteid, et teistest keeltest, et tooge kindlasti juurde. Siin on paar asja veel, mis on kindlasti sellised universaalsemad, mis ma ise mõtlesin, et on. .NET võitis Javast kõik hea ja parema ja pani enda parema juurde, vead ma olen seal. Nii, järgmine asi. Shades of Grey. Me prindime X, Y, Z välja. Ja küsimus on siis, mida see trükib? Kas black või white? X-il on siis Y on siis selle sisemine static klass ja Y-il on siis Z, mille muutuja, mis on Z ja tal on viide, siis tähendab, tal on field, mille nimi on ka Y, mis on tüüpi C. ja selle C nii-öelda sees on Z, mis on white. Ehk siis, kas tuleb black või white? White. Miks white tuleb? White kindlasti ei saa olla. Miks ei saa olla? Nii, mis veel variante on? Grey tuleb. See oleks ka variant. Kood kompileerub. Nii, käivitamisel, paneme käima, vaatame, mis tuleb. See kindlasti ei saanud. See, sa mõtled, et kui me tõstame selle siia, see pigem oligi, black oli vaata eespool tegelikult enne, aga ma võin ka niipidi proovida, aga viimane läheb peale, okei, aga ei ole, valge on ikka kõvem. Valge alustada ja võida. Jah, täpselt. Nii, ma scrollin nüüd allapoole, kus ma tõin välja JLS on siis Java Language Specification. The variable or type name and type have the same name and both are in scope. The variable name takes precedence. Ehk siis similarly variable and type names can obscure package names. Ehk siis nagu package on kõige vähem tähtsam, siis on type'i nimi, siis klass või interface või mingi, ja siis on muutuja on nagu kõige tähtsam. Ehk siis siin X-i tasemel on 2 Y-id, üks on siis klassi field ja teine klass ehk siis tüüp ja kuna muutuja on tähtsam kui tüüp, siis muutuja võidab. Huvitav, kas sellel on mingisugune nii-öelda põhjus ka või on see lihtsalt alguses nii jäänud ja nüüd nad ei saa seda parandada? Ei no, veel kord, kõige alguses oli Java Language Specification, ehk siis nad mõtlesid selle spetsiifiliselt läbi ja panid selle kirja. Ehk siis siin on selge hierarhia, et muutuja on tähtsam kui tüüp, mis on tähtsam kui package. Ehk siis see... Ei, ma saan aru, ma pigem mõtlen seda, et miks neid sama nimelisi lubada, et kas see on lihtsalt... miks neid üldse lubada? Kindlasti on mingid situatsioone, kus see nagu, kus nad võivad, point on selles, et siin on see, et siin oli obviously nagu selle sama
või selle X-i sees ma tegin 2 Y-it nagu, aga mõnel juhul nad võivad skoopi sattuda läbi impordile või mingi siuksele, et noh, et nad ei ole nii obviously kokku pandud, siin on lühiduse huvides nad nagu toodud lähestikku. See naming convention oleks ka päästud sellest asjast. Ja täpselt, tegelikult loo moraal on see, et kui sa kasutad mõistlikku naming conventionit, siis siukest jama ei juhtu, et esiteks field'i nimi, mis on ühetäheline, okei, konstandid võivad olla, aga ühetähelised nimed on selgelt halb ja teine asi siin muutuja nimi ka, mis on lowercase või uppercase tähendab, on selgelt eksimus soovitatud naming conventionite vastu. Juhul kui ei ole tegemist klassiga point, kus on Y normaalne member. Aga siis ta peaks olema lowercase selgelt. Ja see väldiks juba seda. Aga, ja kui ta paistab siit välja, isegi package tasemel, ta ei ole siin private muutuja, okei, pointis X ja Y võib-olla on vaieldavad, aga Bob Martin ehk siis Uncle Bob, clean coder number 1, esimene reegel, või mitte esimene reegel, aga üks reeglitest on see, et muutuja nime pikkus on pöördvõrdelises seoses tema skoobiga. Või võrdelis, oota ma nüüd kumba pidi ma ütlesin. Ühesõnaga, mida suurem on skoop, seda pikem peab nimi olema. Et siis võrdelises seoses. Et sa võid kasutada lühikest nime, I võib sul olla loopi muutuja indeks, aga I ei või olla sul mingi public member. Ehk siis sinna pane väga pikk nimi, et mis see on. Siin on, üks on see, et tõesti tead, et need niimoodi varjutavad, aga pigem on see, et sükest nagu vääriti mõistmist üldse vältida, kasuta õiget naming conventionit ja see on väldid üldse sükesi probleemidesse sattumist. Võtame järgmise. Puzzle. Kui ma selle main'i käima panen, mis juhtub? Nii, kes ütlevad fuu, kes ütlevad null, fuu käed püsti. 0 pointer käed püsti. Osad arvavad, kes käed püsti pannud üldse. Nad ei osanud otsustada. Õige on fuu, selles mõttes, et kuna see on static meetod, siis seda lihtsalt kasutatakse nii-öelda viitena sellele tüübile ja tegelikku instantsi ei ole, et põhimõtteliselt on võimalik 0 kaastida selleks, mis see on mul siin puzzle, ja ka siuke asi töötab, et võtame selle ära, et ei ole väga mõistlik küll kirjutada nii, aga ka see töötab. See asi, kui sa inspectionit peale keerad, siis... Jah, kui sa inspectioni... Selle koha peal ta ei ütle midagi, aga jah, kui ma täis inspectionit peale keeran, siis... isegi selle kohta ta natuke kobi, siis ta ütleb, et static member accessed via instance reference, kui see instance reference on 0, siis ta ikkagi vihjab sellele. Et ja selles mõttes ma eeldan, et ka mõni teine ide ütleb, et toob välja, et see ei ole hea mõte, et siin peaks kirjutama niimoodi. Nii, liigume edasi, see oli lühike. Okei, see on nüüd veidi nuputamist. Mul on... Hetkel nad on ühes package'is, aga oletame, et meil on mingi klass, mis on meie jaoks lukus. Me ei saa seda muuta, me ei saa sellega rohkem midagi teha, selles mõttes ta ei ole final, aga meie siia nagu midagi juurde panna ei saa. Tal on private int i ja see saab konstruktorist sisse, seda i-d me rohkem kätte siit ei saa. Me tahame, extendime seda mythingi ja me tahame talle anda kaasa mingi teise meetodi, nii-öelda, see lihtsalt on üks suvaline klass, millel on suvaline meetod, arvutatud väärtuse ja anda seda sinna kaasa. Väga lahe, me saame seda teha, aga nüüd on eesmärk, me tahame selle väärtust, kuna me seda sealt thingist kätte ei saa, seda i-d, mis me juba sinna sisse andsime, me tahame seda väärtust ka endale meelde jätta. Ehk siis, kuidas me saame samal ajal siia ette ei saa kirjutada, et i võrdub sest superi kutse, kes ei tea, peab olema esimene asi siin klassis. Siia. Ei kompileeru ja teade on cannot reference i before supertype constructor has been called.
Viisakamalt natuke staatikuga kuidagi saaks ka võtta, aga räägi enda. Pane selle MyThingi konstruktorisse, võtad parameetri int sisse ja siis saad vanemale panna. Aga siis sa pead lisa, sees nagu ei tohi teada, mida välja uskuks. Sa oled peaaegu õigel teel. Kuidas? Seda thingi klassi saaks korra piilada. Aga palun, see on väga primitiivne. Seda muuta ei saa. Seda muuta ei saa, oletame, et see on mingi nii-öelda API või mingi siuke asi, mis meil on olemas, et me ei saa sinna kallale. See on üks variant, jah. On oluliselt ilusam ja väga nii-öelda elegantne lahendus. See 2 konstruktorit. Nii. Üks võtab i parameetriks ja teine kutsub seda välja. Ma nomineeriks ta võimalikule õllele või midagi. Jah, selles mõttes sa saad enda nii-öelda teist konstruktorit kutsuda selle dissiga ja siin on sul see i nii-öelda muutujana olemas ja nüüd sa võid juba rahulikult toimetada sellega, ehk siis see on väga lihtne. Siin oli, keda huvitab, siis sellel on selles Java language spec'is on väga selge kirjeldus ka olemas, kuidas sa võid seda dissi kutsuda, kui see teine juba kutsub seda superit. No mingi siuke loogika on seal selles mõttes taga olemas. Et jah, väga, siin see, et sõltub nüüd vajadusest, sa võid selle private'i teha, kui sa ei taha, et teised kedagi seda saab teha, aga väga elegantne lahendus, et mõelge selle peale, et staatikud, reflectionid ja kõik muud asjad oleks ka võib-olla ära lahendanud, aga ma usun, et ka te tunnistate, et see on veidi elegantsem. Võtame järgmise. Siin tuleb teil koodi kirjutada minu näppude abiga. Meil on klass data, mille konstruktoris jällegi tuleb üks int ainult sisse ja teda saab teise dataga võrrelda. Ja lihtsalt see on puhtalt lihtsuse mõttes, siin on ka toString, et saaks näha, mis seal sees on. Meie asi on implementeerida compare to meetod, kuidas seda teha. Ei ole, sellepärast, et siin ma ei override, siin ma implementine. See ei ole mitte equal, see on compare to. Või 1.6 on vist siin ka override, ei ole. Ei ole, see on ikkagi interface, siin ei ole midagi. Aga kõige tüüpilisem, kuidas, mul on 2 klassi, mõlemas on üks int, kuidas ma neid võrdlen? Compare to. This value miinus that value. Eeldame, et ei ole. Me võime nulli kontrolliga, ütleme, et see ei ole hetkel oluline. Null nagu null või nagu arv? Kui pointer null nagu selles mõttes, et oletame, et seda probleemi ei ole. Ma usun, meist kõik on kirjutanud sihukest asja, mina kaasa arvatud ja selles mõttes väga tüüpiline, pärit väidetavalt 70ndate alguse Unixi C-koodist sihuke põhimõte. Mul on kahjuks siin üks klass, mis täiesti legaalselt kasutab seda ja kirjutab meile niimoodi, et trükib välja, kasutab seda tulemust ja kirjutab, et -20, mis asi see on siis, 2 miljardit on suurem kui +2 miljardit. Tüüpiline viga on see, et 2 indi vahe ei mahu, mitte tihtipeale, aga ei pruugi mahtuda indi sisse ära. Ehk siis, kuigi see on väga levinud ja ma ütlen, me kõik vist oleme seda kirjutanud ja me leiame kindlasti API-sid, kus seda sama kasutatakse, see ei ole valiidne, ehk siis see tegelikult ei tööta. Kui te olete kindlad, et teie andmed on näiteks ainult positiivsed,
tihtipeale mingid baasi sequence'ist tulevad numbrid on ID-d, siis neid võrreldes on see safe selles mõttes, et kui te negatiivse poole ei lähe, siis see vahe ei saa kunagi suurem tulla. Aga kui võivad nii-öelda need numbrid mõlemale poole minna, siis sellest ei piisa ja kuidas? No, see kindlasti õnnestuks jah, aga tegelikult mida soovitavad need samad Java vanaisad, soovitavad puhtalt ikkagi võrdlust, et kas siis on this value on, no ütleme, teeme väiksem kui that value ja nii edasi, siis returnime on ju -1, vastasel juhul kui this value on suurem kui that value, siis returnime +1 ja muidu paneme 0, kui nad võrdsed on. No järjekord võib teine olla, aga mõte on selles. Nüüd, kui me muidugi oma programmi käima paneme, siis me saame loodetavasti õige tulemuse, et -2 miljardit on natuke väiksem kui +2 miljardit. Ehk siis see on jällegi, mis on väga suure tõenäosusega .NET-i maailmas samamoodi. Integer ja overflow juhtub ka seal ja kui te inte võrdlete, siis ma ei tea muidugi, kas seal compare to sihukese loogikaga on, aga põhimõtteliselt sarnane. No, ma mõtlen praegu seda, ma pead ei saa anda, aga teatud tüüpidel, kus kompilaatorid või üldse nagu execution'i ajal ei ütle ära, et kuule, et üldse katki läks nagu sellest. Ega siin ka ei ütlegi, see on silent overflow. Üks asi, mida seesama Joshua Block siin raamatus kirjutas, et iga selle puzzleri lõpus oli sihuke moraal. No üks moraal on see, et selgelt, et ära kasuta seda, mida nagu juba 70-ndatel C-mehed Unixis tegid. Aga enam ei tee väidetavalt, et see on sealt ära kadunud. Aga teine moraal on see, et language disaineritele nii-öelda andis ta vihje, et äkki vaikselt nii-öelda overflow'vad asjad ei ole hea mõte. Ma ei kujutagi ette, kui iga nagu aritmeetiline tehe võiks sealt visata mingi arithmetic overflow. Mul tuli praegu meelde, et kas Delphi või siis mingi Pascal varem igal juhul tegi niimoodi, ma tean, ma olen näinud mingit, no see ei olnud seal checked exception, aga sealt võis tulla arithmetic overflow. Tegi jah. Oli küll jah, seal olid mingid loogeliste sulgude ja mingi pluss ja miinus mingid võtmed. Et aga lihtsalt asi, millele tihtipeale ei mõtle, aga see overflow on jah, sihuke ammustab teid siis, kui te seda kõige vähem ootate. Ei vaadanud, good point. Läheme siia. Compare to. No põhimõtteliselt sama jah. Siin on. Ja, et ei ole mitte mingi pikk mingi suvaline number. Jah, selles mõttes küll. Jah, nõus. Et see 1 miinus teine on mugav kirjutada, oluliselt lühem kui see, kõik on nõus, aga kahjuks ei tööta alati. See oli sihuke minu jaoks küll, kui ma neid nagu tegin ja selle leidsin, siis oli nii-öelda selge üllatus ja väga selgelt ma nüüd muudan mõned klassid ära, mis ma siiamaani teinud olen. Aga mis värk on selles, et compare to võib taustada suulist aru? Kas see on üldse kasu? Ma ei tea, küsimus on selles, et kuna ei ole sellist 3 väärtuselist arvu, et boolean on 2 väärtusega, sul on vaja, et siis nagu mingi number seal on. Kuidas? Nullable boolean, jah, aga seda kontrollida oleks vist veel keerulisem, jah, teoreetiliselt võimalik, aga jah. Ja, et sükest maybe varianti ei ole, et siis järgmine on, et sa võtad mingi numbrilise tüübi ja tõenäoliselt siis, kui nad seda disainisid, siis mõtlesid, et ei ole mõtet juba mingi byte'iga siin jännata, et int on väga nagu, hindi peale oli optimeeritud nagu kõik asjad seal, et siis see töötas piisavalt kiirelt ja hästi. Et tõenäoliselt see loogika oli, et võib-olla, ma ei tea, kas on mõni mingi keel, kus on sisse ehitud mingi andmetüüp, millel oleks nagu 3 võimalikku väärtust. 0, kuidas? No enum jah. Jah, ütleme compare tool tegelikult enum oleks jah, just on mingi smaller ja aga... Jah, see on enum. Enum on 1/5. Jah. Aga jah. Nii seda me vaatasime. Äkki proloogis on?
seal vist, ma ei tea, seal vist mõiste võrdlemine võib-olla mingi väga muud. Nii, oot, kas see näitab praegu kuidagi. Siin on üks teine halb praktika, et keegi on võtnud ja kirjutanud oma string klassi millegi pärast ja siis, aga mis iganes põhjusel ta siin teeb mingeid trikke ja nii me teeme sellest uue instance'i ja trükime selle välja. Kui ma selle käima panen, mis juhtub? Ei prindita ka S-i, ei tule runtime'i ka. Ma keeran siin inspection'id peale, äkki siis keegi saab nii-öelda vihjest aru. No seda klassi ei kasutata ja täpsemalt seda meetodit ka ei kasutata. Jah, see ei ole void main, see programm ei lähe käima, sest siin ei ole void main'i, mis võtaks Java lang stringi argumendiks. Loo moraal on see, kui siia, see läheb käima ja töötab nii nagu enam-vähem võiks oodata, kui siia kirjutada Java lang stringe, siis on see õige, siis see nii-öelda on juba kasutatav ja nüüd, kui see käima panna, siis tuleb siit tõenäoliselt hello world välja ka. See on pede näide, aga kindlasti ei ole, see tuli siit kommentaari esireast, aga ma olen täiesti kindel ja ma olen kindlasti näinud inimesi, kes kasutavad klasside nimedes samasid. String võib-olla on veidi, aga mingid longid või suvalised Java lang package'ist olevad asjad, seal on näiteks process, seal on runtime, seal on system, seal on mingid muud siuksed veidi vähem kasutuses olevad nimed. Integer, byte ja kõik need muud siuksed ka. Don't do it. Kuigi te saate seda teha, neid override'id ja näed, selle me saime isegi tööle lõpuks. Ärge tehke seda, sest siuksed vead hiilivad sinna sisse. Ja teine asi, Java util on teine. Listid, collectionid, setid. Ärge tehke endale klassi, mille nimi on list. Selles mõttes see kindlasti läheb mingis situatsioonis segi päris listiga. Kui te just ei extendi seda ja ei lisa mingit nagu lisafunktsionaalust sinna, aga kui ta ei ole Java util listi nii-öelda alamklass, siis ärge kindlasti kasutage seda ja kui te isegi seda teete, siis pange mingi prefix sinna ette. Muud ei ole siis my list või our list või muud siukest asja. Et see legaalne on niukest sellist asja kirjutada, siis see ei tähenda, et sa peaks seda tegema. See 9, nii 10. See on nüüd, ma saan aru, sorry, see kompileerub ja käivitab, see on, ma scrollin nüüd nii, et kõik oluline on nüüd siin. Ma räägin ära, on void main, mis siis vaatab argumente, kui esimene argument on slave, siis ta käivitab ühe loobi, mis siis on tõenäoliselt mingi Ameerika joogilaule 99 bottles of beer on the wall, 99 bottles of beer, you take one down, pass it around, 98 bottles of beer on the wall, tühi rida ja nii edasi. Võib-olla meil nii palju pudeleid ei ole, et peaks väiksemast arvutama, aga pass it around. Ja kui seda slave'i seal ei ole, siis läheb master, mis Java lang process, millest ma just vihjasin, ja runtime'is execib selle käsu. See käsk selles mõttes siin see class path on õige, see on mul õigesti niimoodi konfitud, paneb selle sama bear blasti käima parameetriga slave. Ootab, kuni see lõpeb ja kirjutab exit value välja. Nii, mis juhtub, kui ma selle käima panen? Ilma parameetrita näinud siis? Jah, lihtsalt panen käima siit praegu, ilma ühegi parameetrita. Kirjutab üks rida.
nii, ja see on mis tõttu? sellepärast, et need argumendid loetakse äkki originaalis käivitamisest, mitte teistkordsest sealt äkki. No selles mõttes, et see paneb seal käima selle, aga milles küsimus on? Ta teeb uue protsessi, runtime exec, jah, ja selle väljundit ei püüta kuskile kinni, see execute ib see protsess, aga selle väljundit ei tule, ehk siis see system out läheb nii-öelda vasakule. Ja siin ootab ja kui ma nüüd selle käima panen, siis tuleb see, kui ma selle korra panen käima parameetriga slave, siis me võime kõik kiirelt seda laulu nautida. Nii, ja run ka. Kes tahab, võib selle läbi lugeda, ma võin pärast. Ja ette laulda meile, aga soovitavalt nende pudelitega koos. Nii. Mõtlen, ma teen kohe ühe, kuidas asja või tähendab, okei, ma teen ühe muudatuse siin, ehk siis kui ma niisama seda käivitsin ilma selle parameetrite, võtame selle ära, selle slave'i siit, ja ma panen selle käima, tuli exit value 0. Väga ilus. Kui ma siia kirjutan näiteks, paneme 1.9 veel, mis nüüd juhtub, kui ma käima panen? Lõpetasin. Kaua läheb 999 korda seda luuletust kirjutada? Siin on suhteliselt normaalne protsessor mul sees. Lõpmata kaua läheb, jah? No miks läheb lõpmata kaua? Täis ja puhverdab ja scrollib kuskile. Puhverdab oli õige vastus, jah. Kui me loeme processi Java doki, siin on ühes kohas, ma võtsin siit nii-öelda õige jupi välja. Ehk siis see puhvri suurus on piiratud, mis seal on, ja kui sa seda puhvrit tühjaks ei loe, siis see protsess jääb ootama, et sinna nii-öelda sealt ära kaoks, ja samamoodi lugemisega nii-öelda, või noh, kui sa tahad, kui ta ootab mingit inputi, siis ta võib blokkima jääda, see on loogilisem isegi, aga ka outputi puhul on see, et see puhver ei ole lõpmatu ja kui sa spetsiifiliselt ei ole tal seda nii-öelda ümber suunanud kuskile, siis ta tahab sinna kirjutada ja seetõttu siin, kuna siin see kood ei loe seda välja, siis ta jääbki lõpmatuseni ootama, sest see ootab, protsess ootab, et tema outputi keegi loeks ja see ootab, et protsess lõpeks. Ja õige lahendus on siis selle sama protsessi käest küsida siin siis mõistes input stream ehk siis kust ma lugeda saan ja see siis tühjaks lugeda ükskõik mis viisile, et siis see ühel hetkel lõpeb ära. Aga loo moraal on see, et tihtipeale on vaja selle exec'iga mingeid asju käima panna, kui see asi, mida te käima panete, vähegi mingit, see ei pruugi teile see output oluline olla, aga kui te vähegi ootate, et sealt tuleb midagi rohkem tagasi kui üks rida teksti, siis see võib blokkida juhul, kui te seda nii-öelda outputi kinni ei püüa, ehk siis ärge lihtsalt lootke, et see command töötab. Kui ta näiteks paneb käima mingi teise Java programmi või midagi sellist või ma ei tea, võib-olla kui sa .NETist käivitad Javat näiteks, mis viskab pika stack trace'i, siis see stack trace võib mitte puhvrisse ära mahtuda ja see on nüüd päris ohtlik asi selles mõttes, et see on ikka see selles mõttes jah, ma kujutan ette, et neid kohti, mis lihtsalt exec'id käivitavad, neid ikkagi on jah, ja need võivad sinna blokkima jääda ilma, et aru saaks, mis juhtus. Ma isegi ei oska öelda, kas .NETis ka see puhver jääb selle ootama või mitte, et tegelikult pigem oleks loomulik olnud, et ta kuidagi tuvastab ära, et see pole kuskile suunatud või mis iganes ja laseks üle või viskaks errori või mis iganes. No see sõltub, siin on võimalus seda lugeda, et ma isegi ei tea, mis oleks õigem lahendus, et kuna sul võimalus seda lugeda on ja mingi one-lineri puhul see nagu töötab, et võib-olla see ei ole issue. Kas seda pole võimalik suunata respuugi tühjusesse? Äkki saab, ma ei ole nii palju neid protsesse, eks siin saab kuidagi öelda environment'i pointer. See peaks mingi üldine outputi suunamine.
võiks eeldada, et kuidagi saab, tundub, et midagi lihtsamat ei ole, et kui sa dev nulli näiteks suunad selle jah, seal command line'il ehk siis siit kirjutada see minu puhul nii, siis see on juba nüüd, no ta oli, no ennem ta veel päris nagu environment specific või opsüsteem specific ei olnud, nüüd ta juba on ja kui ma nüüd selle käima panen, siis tõenäoliselt see vist töötab. Siiski ei tööta. See dev0 vist ei nii lihtsalt päris, see on shell'i, see redirection on shell'i, ta ei käivita shell'i, aga redirectimine on shell'i tasemel nii-öelda asi, et see nii lihtsalt ei pääse, et see, noh, põhimõtteliselt see striimi suunamine kuskil ongi siin selle get input streami, get output streamiga tasemel. Ehk siis see kahjuks ei aita. Kuidas sa pakud seda klassi testida? Mida mina tõenäoliselt teeks, siis ma ekstraktiks selle eraldi meetodisse ja tõenäoliselt mokiks selle nii-öelda reaalse väljakutse ja selle osa mokiks ära. Kõik ülejäänud seda, et siia antakse õige command sisse testiks ja teine asi kindlasti on võimalik sul suvaline nii-öelda protsessi instants anda välja mokituna või mitte mokituna. Teoreetiliselt sa võid anda ka sellise protsessi, mis sul listib mingit faili output'i või mida iganes, et siis see ei ole probleem üldse, et suhteliselt lihtne. Ainus asi on see väljakutse, mida sa tahad mokkida. Üks variant on veel, et paned timeri peale ja abordid õige ajaga, et kui sa tead, et see protsess kunagi ei tohi võtta rohkem kui mingi x sekundit. Seda protsessi... Unit testid võtavad kaua aega, ma teid kui palju protsessi. Mõtlen siin see... Miks ta praegu pidurdab siin? Kas siin on võimalik, minu meelest protsessil sa ei saa kuidagi, kui sa juba seda ootama jääd, siis sa sealt vist nagu... Threadist lased käima ja timer... No jah, aga siis see protsess ikkagi käib ja istub seal põhimõtteliselt, sul on mingid ressursid kinni, sul on see stream lahti nagu, et kui sa neid mitu korda teed, siis varsti on... Palju sa ikka unit testi taas käid? Ei unit testi puhul, aga noh, see unit testi puhul küll, aga sellisel juhul siis sa pead selle threadi veel demoniks tegema, et ta pärast ära sureks siis, kui sul ülejäänud testid läbi saavad, et noh, see kindlasti ei ole hea mõte. Aga okei, nii. Kus mul hiir kadus? Oho. Ma siin millegi pärast otsustas swappima hakata siin midagi. Sorry. Mis nüüd toimub? Mälu on sul kuidagi... On küll, jah. Laulab seda kohe vaatame, mis toimub. Kurat, ennem eelviimast või viimast seda üritame, ma ei tea, mis toimub, aga üritame viimase ära vaadata. Ei, aga samas CPU on täiesti nulli lähedal. Ma teen kiire restardi. Alvar, sa nii kaua räägi oma Puzzlerist, mida sa eile mulle rääkisid. Kuupäevade arvutamine, sa arvutasid teite mingid sekundid. See oli hästi sarnane mingis mõttes selle Compare-to Puzzleriga, ehk siis mulle tuli ühest kanalist sisse kuupäev sekundite arvuna epohhi algusest, ehk siis sellest 1. jaanuarist 70. Ja muutuja oli int tüüpi, mis juba reedab edasi seal kompondi. Aga see oli sekundites, mis on piisav indi puhul, jah? Sekundites, mis oli jah nagu indi jaoks, indi oli täiesti piisav. Seda on siis, seda on, ma ei mäleta praegu 8 vist, jah. No, igal juhul siis loogiline samm selleks, et sellest Javast date teha on võtta new date ja time korda 1000.
millegipärast kõik kuupäevad sattusid kuhugi sinna 70. aasta 15. jaanuari kanti. Ja siis ma tükk aega mõtlesin, mis märk see on ja siis ma üritasin seda numbrit. Ma olin selle salvestanud selle aja peale kuhugi MySQL-i baasi juba ka nagu kuupäevad välja peale ja siis ma lihtsalt oletasin algul, et kõigepealt ma mõtlesin, et mul jäi see konvertimine kuidagi või korrutamine nagu ära, eks ole. Siis ma vaatasin, et ei, et kui ma korrutan 1000-ga, siis koomiline oli nagu see, et see tuli nagu peaaegu õige, see tuli kuhugi siia 2009. aasta lõppu, 2010. algusesse. Ja lõpuks jah, siis äkki nagu ühel hommikul üles ärgates nagu võitis, et tuleb longidega arvutada, siis läheb palju paremaks. Tüüpilised vead jah, ma ei saa aru, mis praegu siin toimub, aga tüüpilised vead ja nende numbritega on esiteks, kui mingi aritmeetika on, kui sa arvutad näiteks, kuidas see oli, mingid millisekundid aastas või midagi sellist, et korrutad siis 1000 korda 60 korda, siis 60 korda 24 korda 365. Kui sa need kõik läbi korrutad, minu meelest juba seal tuleb overflow ja kuigi sa omistad selle longile, siis korrutamine toimub intide vahel ja see ei toimub overflow ja sinna longile läheb juba mingi täiesti suvaline väärtus, et kui üks neist argumentidest teha longiks ehk siis panna L lõppu, siis see on oluliselt või noh, siis on kindel, et tuleb õige vastus. Ja nüüd, kui te teete longe endal, kirjutate näiteks mingi suvaline number ja teete sellist longi nii-öelda, panete L-i lõppu, siis pange sinna suur L, ärge mitte kunagi pange sinna väikest L-i, mis näeb välja täpselt nagu üks. Pooled, aga päris mitu neist puzzleritest on sellised, kus ongi nagu ära petetud inimesi, et näib nagu need numbrid oleks mingi üks lõpuga või siis vastupidi ja tegelikult on siis long või tegelikult ongi reaalselt üks lõpuga. Ja teine numbritega seotud viga on, kui te panete neile ette nulli, kui te tahate kuidagi numbreid lainida, et kõik on näiteks kahekohalised või kõik on kolmekohalised, kui te panete 01, 02, 03 ja kuni näiteks 10-ni välja, siis tegelikult 09 peal teil tuleb juba error ja 08 peal ka, sellepärast 0 ees tähendab, et need on oktal ehk siis 8 süsteemis ehk siis üks numbrit nagu 09, aga noh, mõnede puhul Erikule sorry, et ma katkestan sind, aga on viimane väga äge paslema. Ma ei mäleta, selles see probleem ongi. See ongi ees praegu. Ei ole. Aga lõpetame ära ja vahet ei ole. Meil on vist aeg läbi. Et see viimane ei ole. Kui põnevust on, siis seda võib tulevikus veel teha, et siin oli neid asju. Või pigem äkki mingit .NET-i, sest ma ei tea, kas on seal maailmas süüks. Mul on 3 statementi. Esimene on see, et grill tahab esitada publiku küsimust. Jah. Teised statementid tulevad kohe või? Ei, tulevad hiljem.